Head õed ja vennad, Ramadan on lõppemas ja see oli kuu täis halastust, andestust ja lähedust Allahile. Me palvetasime öösiti, paastusime päeval ja pöördusime kahetsuses tagasi oma Issanda poole. Ma loodan, et see kuu muutis meie kõigi südameid ja elusid. Aga nüüd seisame me silmitsi tõelise küsimusega, kas meie Ramadan võeti ka vastu ja mida me teeme pärast Ramadani. Üks märk sellest, et tegu on Allahi poolt aktsepteeritud, on see, et sellele järgneb rohkem head. Ja Allah on ka öelnud, mille tähendus on eesti keeles, et teeni oma Issandat, kuni sind tabab kindel teadmine. Ehk mida on öeldud, et see on surm, sest me peaksime teenima loojat kogu oma elu jooksul. Ja Ramadan lõpeb, aga Allahi teenimine ei lõpe kunagi. Me ei kummarda Ramadani, me ei teeni Ramadani, vaid me teenime Allahi, kes on olemas igal kuul ja igas olukorras. Ta kuuleb meie duaad mitte ainult Leilatul Qadri ööl, vaid igal ööl. Ta näeb meid mitte ainult masjidis, tarawihi ajal, vaid ka meie igapäevaelus, tööl, kodus, koolis. Seega ärge tehke Jumala teenimist hooajaliseks ainult Ramadani ajal. Ära ole see, kes meenutab ainult Allahit Ramadani ajal, aga unustab ta ülejäänud aasta jooksul. Tõeline moslem ei ole Ramadani moslem. Tõeline moslem on eluaegne Allahi teenija. Ja Ramadan oli nagu hingeline treening, kuu, mis õpetas meid ohjeldama oma ihasid, puhastama oma südant ja looma harjumusi, mis toovad meid lähemale Allahile. Aga mida me teeme pärast Ramadani? Kas me unustame taas Koraani? Kas me magame läbi oma palvuste, eriti fajri palvuse või ei leia aega ka teisteks palvusteks oma igapäevaste asjade kõrval? Ja kas islamikeskus jääb jälle tühjaks? Aga me ei tohiks seda arengut, seda vaimset arengut, mis me oleme saavutanud, ise hävitada. Kõik need palved, paastupäevad ja kõik see Allahi teenimine, ärme lase sellel kõigel kaduda tühja. Sest Ramadan ei olnud lõpp, aga see on just ettevalmistus ülejäänud aastaks. Ja Prohvet sallallahu alaihi wasallam on ka öelnud, et Allahile kõige armastatumad teod on need, mis on pidevad, isegi kui neid on vähe. Ja kui me ei jaksa igal öösel teha ööpalvust, teeme seda vahepeal või palvetame vähemalt vitri palvuse pärast ishat, mis võib olla isegi ainult 1 raka. See ei võta rohkem kui 2 minutit sinult, aga selles võib väga palju head seda olla. Kui me ei paastu näiteks iga päev, muidugi me ei paastu väljaspool Ramadan iga päev, aga me võiksime püüda paastuda mõned sunnapaastud. Alustades siis Shawwali, 6 päeva paastumises Shawwali kuus ja siis pärast seda näiteks vahepeal mõni esmaspäev, mõni neljapäev. Ja samuti, kui me ei loe Koraani iga päev, mida me tegelikult peaksime kõik tegema, siis püüame vähemalt lugeda Koraani 1-2 korda nädalas minimaalselt. Ja see, kui me jätkame kõige selle heaga pärast Ramadani, see näitab, et see kuu tegelikult ka muutis meid. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Head õed ja vennad, üks kuremaid asju on näha, kuidas mošee või islamikeskus pärast Ramadani tühjaks läheb, välja arvatud siis reedel. Ja me peaksime meenutama, et Prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles, et maa peal on Allahi jaoks kõige armastatumad paigad mošeed. Ja samuti nende seast, kellele antakse varju ülestõusmispäeval, on mees, ja see on siis hadiithis, kelle süda on seotud mošeega. Nii et ärge püüdke mitte katkestada oma sidet selle islamikeskusega. Püüa tulla siia regulaarselt, too siia ka oma lapsed ja püüa hoida ja tugevdada oma sidet selle kohaga ka pärast Ramadani. Ja pidage meeles, et meie elu eesmärk ei ole ainult süüa, juua, lõbutseda. Meid on loodud millekski muuks. Ja Allah on öelnud Koraanis, salmis, mille tähendus eesti keeles on, et ma ei loonud džinne ja inimesi muu pärast kui selleks, et nad mind teeniksid. Ja kas see võib olla meie viimane Ramadan? Me ei tea. Ja kui see on nii, siis kas meie teod viivad meid paradiisi poole või mitte? Seega elagem ka väljaspool Ramadani nii, et see oleks võimalikult meelepärane Allahile, et me võiks loota, et meie lõppsihtkoht saab olema paradiis. Ja tuletan ka meelde, et enne Iidi palvust
on kohustuslik igal moslemil anda zakat al-fitri, mis on umbes 3 kilogrammi põhitoitu, võib-olla riis, võib-olla tahvleid, mingid muud toiduained iga inimese kohta. Ja see on puhastuseks inimesele endale ja toeks vaestele ja seda tuleb kindlasti anda enda iidipalvus ja eelistatavalt, või tähendab kindlasti tuleb anda seda toiduna, aga lubatud on ka siis delegeerida kedagi toitu ostma, et sina saadad temale raha ja see inimene või organisatsioon ostab siis toitu ja jagab selle laiali.